lemmikloomade kohta Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.–9. klassi õpilaste kodudes aastatel 1996 ja 2021. Töö eesmärgid ja hüpotees. Töö eesmärkideks oli selgitada välja lemmikloomade tähtsus inimesele, teavitada inimesi, kuidas kaitsta oma lemmiklooma COVID-19 eest, uurida ja anda teoreetiline ülevaade enamlevinud lemmikloomadest, mida tuleks teha enne lemmiku võtmist, uurida, milliseid lemmikloomi on SÜKi 1.–9. klassi õpilaste kodudes 2021. aastal ning töö hüpoteesiks oli, et lemmikloomade liikide arv kodudes on kasvanud ning lisandunud on eksootilisi lemmikloomi. Metoodika. Sama küsimustik 1996. aastal ja 2021. aastal ehk 25 aastat hiljem küsitleti 1.–9. klassi õpilasi. 1996. aastal vastas küsitlusele 509 õpilast ehk 88% õpilaste arvust ning 2021. aastal 465 õpilast ehk 93% õpilaste arvust. Algklassides viis minu palvel küsitluse läbi klassijuhataja ning 5.–9. klassides viisid minu palvel küsitluse läbi loodusõpetuse ja bioloogiaõpetajad. Ma kogusin andmed kokku, analüüsisin ning tegin järeldused. Lemmikloomad ja COVID-19. Ei ole leitud tõendeid, et viirus loomalt inimesele üle kanduks, kuid teatakse, et kergemini nakatuvad kassid, koerad ja valgetuhkrud. Kanad, pardid ja sead arvatavasti ei nakatu ning ka hobuse nakatumisvõime on madal, kuid usutakse siiski, et viirus võib nakatada kõiki loomi, seega pärast loomaga tegelemist tuleks käsi pesta. Millised lemmikloomad olid õpilastel 1996. aastal? Mitmel õpilasel oli lemmikloom. 1996. aastal oli lemmikloom 265 õpilasel 509 ehk 52% ning lemmikloom puudus 244 õpilasel. Nagu diagrammil näha, oli 1996. aastal kõige populaarsemaks lemmikloomaks koer, keda omas 192 õpilast. Lisaks oli populaarsed ka kassid, keda omas 67 õpilast, seega kasse omas õpilastest poolte vähem. Lisaks olid populaarsed ka merisead, kalad ning kilpkonnad. Millised lemmikloomad olid õpilastel 2021. aastal? Mitmel õpilasel oli lemmikloom. 2021. aastal oli lemmikloom 365 õpilasel 465 ehk 78% ning lemmikloom puudus 100 õpilasel. Nagu diagrammil näha, siis võrreldes 1996. aastaga on kasse ja koeri peaaegu võrdselt, kuid siiski seekord on kasse rohkem. Lisandunud on ka palju eksootilisi liike ning populaarsed on ka merisead, küülikud, kalad ning piirpapagoid. Töö hüpotees, et lemmikloomade liikide arv kodudes on kasvanud ning lisandunud on eksootilisi loomi, täitus. Lisaks said ka kõik uurimistöö eesmärgid täidetud. Minu jaoks oli töö juures kõige huvitavam näha seda, kui palju uusi liike on 25 aastaga juurde tulnud. Kui see on teada, mis lemmikloomad siis õpilastel on, palusin neil nendest mulle pilt saata. Lisaks lisasin ka enda koerast, kassist ja 2 viirpapagoist siia slaidile pildid. Nüüd toon ka mõningaid näiteid nimedest. Koeranimed 1996. aastal olid näiteks Lessi, Tommi ja Rex ning 2021. aastal näiteks Lexi, Lessi ja Bruno ning oli ka huvitavaid koeranimesid, näiteks Vürst, Vanamees, Ilueedi ning Elton John esimene. Kassinimed 1996. aastal olid näiteks Joosu, Miisu ja Kiti ning 2021. aastal Mustu, Miku ja Nurru. Huvitavad kassinimed olid näiteks Kalli-Kalli, Lusti-Leena, Öö ja Päev ning Õnn ja Rõõm. Tuli välja, et 2021. aastal on rohkem lihtsamaid eestipäraseid nimesid. Kõige levinumad lemmikloomade nimed olid Säde, Pätu, Mustu ja Triibu. Nagu ikka, võib lemmikloomadega ka probleeme ette tulla. Sellepärast palusimegi õpilastel need üles märkida. Toon näideteks mõned naljakamad. Jah, tekkis probleeme, sest mu koer läks naabri koeraga armastussuhtesse. Kass käib pidevalt naabri lillepeenras kakal ja naabrinaine peab kummikinnastega roose rohima. Koer pistis naabri kukenahka ja nii edasi. Küsisime ka õpilaste käest, miks lemmikloom puudub ning saime teada, et 1996. aastal puudub lemmikloom, sest vanemad ei luba, loomatoit on kallis ning ruumi on vähe. 2021. aastal oli peamiseks puudumise põhjuseks kõrge hind tööloomadel ning ülalpidamine on ka kallis. Vanemad ei luba, ruumi on vähe ja nii edasi. Erinevused võrreldes 1996. aastaga.
Allergiat märgiti nüüd rohkem, ei taheta krantse, aga samas ei jätku ka tööloomade jaoks raha. Nüüd oli rohkem kirjas, et ei viitsita tegeleda ja aega on vähe. Lisaks oli ka üks võrdlus 1960 aastaga veel. Nüüd oli õpilaste teadlikkus oma lemmikloomade kohta väiksem kui 1996. aastal. Küsisime õpilaste käest ka seda, kas nad oleksid nõus oma lemmiklooma kinkima või müüma. 1996. aastal kui ka 2021. aastal vastas suurem osa, et ei olda nõus kinkima või müüma. 2021. aastal kirjutati selgituseks, et minu koer on minu pereliige, ta on mulle armsam kui keegi teine, ma ei anna teda kellelegi. Mitte iial ei anna oma koera kellelegi, ma olen temaga koos kasvanud, me armastame teineteist. See äraandmine pole üldse õige tegu minu arust ja nii edasi. Õpilaste käest küsisime ka seda, kas igal lapsel peaks olema lemmikloom. 1996. aastal vastas suurem osa, et peaks. 2021. aastal oli neid õpilasi, kes arvas, et lemmikloom peaks olema rohkem võrreldes 1996. aastaga. Ja 2021. aastal kirjutati põhjenduseks. Lemmikloom on sinu ainus tõeline sõber, kellele saad kõik mured ära rääkida. Lemmikloom õpetab sulle käitumist, sõprushoidmist ja on niisama tore seltsiline. Koroona ajal muutusime väga lähedasteks, olen stressis ning koer aitab sellest alati üle saada. Lisaks on nüüd populaarseks lemmikloomade leidmise kohaks Facebook, kuid paljud õpilased ei usalda seda, sest sealt võib saada loomulikult valeinformatsiooni. Ning nüüd saadakse peamist teavet lemmikloomade kohta internetist ja ka arendajatelt ja müüjatelt. Minu arust oleks ka väga huvitav viia samasugust uuringut läbi 25 aasta pärast, et näha, kuidas huvid, soovid ja liigid ning arvud siis muutuvad. Aitäh kuulamast!